raha. Alati on seda liiga vähe või pole seda üldse. Siiski leidub ka neid, kes suudavad vaeva või hea õnne läbi jõuda rikaste seltskonda. Kuid on see kõik seda väärt? Kas miljardärid on õnnelikumad kui miljonärid? Millise summa juures võime öelda, et nüüd on piisavalt? Raha ja õnnelikkuse seos on psühholooge paelunud juba aastakümneid. 2011. aastal USA-s läbi viidud uuringus leiti, et õnnelikkus tõusis koos aastase sissetulekuga kuni $75,000 piirini. Sellest suuremad summad enam õnne ei suurendanud. 10 aastat hiljem läbi viidud uuring leidis aga, et õnnelikkus suureneb ka üle 75,000 piiri, vihjates, et suuremad summad panevad tõepoolest silmad eredamalt särama. Samas täheldasid uurijad, et USA-s tagab sissetulek parema ligipääsu arstiabile ning seetõttu on jõukamad inimesed parema tervise juures. Füüsiline heaolu ning rahulolu töö ja suhetega osutusid õnnelikkuse puhul sama oluliseks kui nullid pangakontol. Praeguseks paistab, et rahasummast olulisem on see, kuidas me seda kulutame. Kui meie sissetulek on piisav, et vältida finantsraskustest tulenevat stressi ning hoolitseda oma tervise eest, siis oleme juba astunud suure sammu õnnele lähemale. Aga mida teha ülejäänud rahaga? Esialgu võib tunduda, et oma õnnelikkuse tõstmiseks peaks raha enesele kulutama. Kuid uuringud näitavad vastupidist. Nimelt on leitud, et kui inimene kulutab oma raha teistele, siis on ta õnnelikum kauem ning suuremal määral kui see, kes rahuldab vaid iseenda vajadusi. Õnne pakub andmine isegi siis, kui me ei tea täpselt, kes meie raha endale saab. Seega, kui soovid oma järgmisest kuupalgast maksimumi võtta, siis kaalu selle jagamist mõne lähedase või abivajajaga.